Tere! Tere! Kas ma saan teid kuidagi aidata? Sooviksin teada rohkem antiikse Mesopotaamia aja ja koha kohta. Jaa, antiikne Mesopotaamia kujunes välja tänapäeva Süüria ja Iraagi aladel. Mesopotaamia asus kahe jää, Eufrati ja Tigrise vahel, mistõttu kutsutakse seda ka jõgedevaheliseks maaks. Samuti on sellel alal viljaka poolkuu nimi, sest mõlemal pool asuvad jääd ning soe kliima lõid head võimalused põllu harimiseks. Kas ma saan millestki veel rääkida teile? Sooviks teada ka antiikse Mesopotaamia kultuuri ja kultuurilinnade, tähtsate linnade ja nii edasi kohta. Jaa, loomulikult. Siin. Mesopotaamia näiteks oli päris mitu olulist kultuurikeskust ja neil on üldse väga mitu kultuuraegade läbi olnud. Esimesed kultuurikeskused olid ühtlasi ka esimesed linnad, näiteks Uruk, Babylon, Assur ja Akkadia. Tuntud olid nad oma arhitektuuri, kirjanduse ja kunsti poolest. Tihti kujutati jumalaid ja valitsejaid eelkõige Akkaadia kultuuris. Kunsti võis esineda nii savinõude, maalide kui ka skulptuuridena. Ubaid mängisid samuti olulist rolli Mesopotaamia kunsti arengus. Nende kunst oli enamasti savinõude kujul. Ja hetkel see on selline üldine ülevaade siis kultuurist. Kas on veel mõni asi, mis võib teid huvitada? Sooviks ka rahvaste kohta teada rohkem. Jaa. Mis oli esimene rahvas nagu enim? Esimesteks loetakse tihti sumereid ja samuti akkaadialasi ning assüürlasi. Sumerid olid esimesed, kellel oli kirjaoskus, mistõttu mängisid nad olulist rolli Mesopotaamia edasises arengus. Akkaadialased rajasid esimese Mesopotaamia impeeriumi, mille keskuseks sai Akkaadia linn. Assüürlased olid esimesed, kes õppisid ära raua töötlemise ning võtsid kasutusele rauast relvad. Millised olid nende pühapaigad ja nendega seotud uskumused? Uskumuste koha pealt neil oli nii mõnigi jumal, kellesse nad uskusid. Täpsemini, igal linnal oli oma kaitsejumal, kellesse usuti ning kelle jaoks rajati templeid, kus viidi läbi palveid ja rituaale. Üks selline näide on Assuri linn ning nende kaitsejumal Assur, kelle jaoks rajati tempel, mis oli üks tähtsamaid pühapaiku Assüüria impeeriumis. Ja see on hetkel pühapaikade ja jumalate koha pealt kõik. Aga kuidas on Mesopotaamia tänapäeva mõjutanud? Tänapäeva mõjutanud? See on päris hea küsimus tegelikult. Tänapäeva mõjud Mesopotaamiast meile on näiteks kirjaoskus, mis on siiani meiega püsinud, ning raua ning muude metallide kasutamine relvatööstuses. Oluline roll on ka sumeritel, kes leiutasid ratta, sest tänapäeval on need suur osa meid ümbritsevast keskkonnast.